tervitused, olen Epp Petrone, olen lastekirjanik ja inimene, ema, olen oma maakodus ja olen peaaegu üksi. Ei ole mul siin täna vestluskaaslast kõrval, kellega podcasti teha. Päris üksi siiski ei ole. Ennist kuulsin ühte sellist suvist kärbest, kes võib-olla saabub siia peagi audiotaustale ja täiesti kindlasti on siin üks hullkassipoeg. Ja ma olen peaaegu et 52-aastane, kohe algab sünnipäeva hommik. Hetkel on küll selline päikeselaikadega pärastlõuna veel. Ja oleks peaaegu et jäänud vahele see kord, et ei teegi seda saadet, aga siis tuli selline tunne, et võib-olla mul siiski on midagi öelda ka ise üksi, mitte küsides teiste käest, vaid vaadates endasse, sest tegelikult kui ausalt ja siiralt endasse vaadata, siis on igaühel midagi jagada ja õppida millestki. Ja kui ma ausalt ütlen, siis mulle tavaliselt ei meeldi iseendast rääkida. Ja ma lükkan seda edasi. Mulle tegelikult on meeldinud olla selline taustajõud ja see vahel hakkab tegelikult segama kirjanikku, kui ei ole seda sellist igas pulmas pruut oskust. Tegelikult minul ei ole. Et ma ei tea, kuidas see välja paistab. Mulle meeldib olla pulmas selline kaadritagune tõmbaja ja keegi teine on siis nii-öelda pruut ja peigmees ja autor ja ma ei tea, miks see niimoodi on, aga see selleks. Aga proovime rääkida sellest, mis mina siis olen lastekirjanikuna, just lastekirjanikuna seekord, sest on selline lapsik meeleolu, kõrva taha pannud ja jagamiseks võtnud. Et üks asi on kindlasti, no nii, nüüd teeb kassipoeg natukene ka seal häält võib-olla. Üks asi ongi kindlasti selline, kui oled juba selline üle 50 aasta vana, nagu mina nüüdseks olen, hakkab tekkima elus äratundmine sellega, kes ma olin siis, kui ma olin näiteks 5-aastane. Ja see on tõesti huvitav, et sa tuled spiraaliga tagasi sellesse samasse kohta, kus oled olnud. Mul on millegipärast meeles, kuidas Agatha Christie oma eluloos seda rääkis, et enne kooli ja haridust ja sellist nii-öelda nagu äraharimist on laps see päris isiksus ja siis ta käib igal pool mingisugustes mõjutajate väljades ära ja siis ta saab vanemaks ja siis ta hakkab tagasi selleks saama, kes ta tegelikult oli 5-aastaselt. Ja mina näiteks olin 5-aastaselt pigem erak ja olude sunnil, et iga kord, kui ema proovis mind viia lasteaeda, nagu sellel ajal oli tegelikult kombeks ju lihtsalt mitte lasteaed, vaid lausa nädalalasteaed. Esmaspäevast reedeni viidi lapsed minema, et ikka kõik töötajad saaks tööd teha. Ja minul oli selline tark organism, kes selle peale kohe jäi haigeks. Nii et ei õnnestunud mind sinna süsteemi panna ja selle asemel olin ma emaga tööl kaasas. Ema töö oli raamatukogu juhataja või mis juhataja, eks ta iseennast seal juhataski, raamatukogu hoidja ja tegelikult hästi huvitav, et ma vaatan enda ümber praegu. Ma istun vanas savimajas, savitellisest ehitatud majas, kus on keset palavat suve hästi tore kassipoeg ja hästi rõske.
selline heas mõttes rõske. Ja mulle tuleb meelde, et 5-aastaselt istusin ma Karksi kolhoosi kultuurimajas, ehk siis see oli vana Karjamõis, samamoodi Savitellisest ja samamoodi oli, et igaüks, kes astus sisse, esimene asi, mis ta ütles, kui hea, siin on need nii jahe. Ja ma olen selle täiesti alateadlikult üles leidnud, selle sama koha, kus oli minu turvakoht. Et ma mäletan seda, et koduks, et kodu ikka, see oli sel hetkel kortermaja. Aga ma mäletan seda õnnetunnet tegelikult just sellest Karksi kolhoosi kultuurimajast, nende ülipaksude seinte vahelt, kus oli palju raamatuid. Ja nüüd ma olen siin ja ma olen selle tegelikult taas tekitanud omale selle keskkonna, kus mul on paksud seinad ja palju raamatuid. Ja ma mäletan seda, et ma tahtsin, õigemini teadsin isegi, mitte ei tahtnud, et teadsin, et ma saan kirjanikuks. Ja ikka küsiti raamatukogus, kes täiskasvanuid, siis ikka küsitakse lapse käest midagi juttu jätkuks ja ei saa küsida, et kas sa lasteaias läheb sul hästi, kui näha, et ei käigi lasteaias, et kelleks sa saada tahad. Ja ma ikka vastasin, et kirjanikuks saan ma nagunii. Ja ma mäletan seda, et siis nad nagu naersid selle peale, et miks ma nii ütlen. Ja et siis tulid edasi mingid muud mõtted, et rääkisin, et maailmaränduriks ja loomaarstiks tahaks saada, aga kirjanikuks saan ma nagunii. Ja ma ei tea, kes sinul, kes sa seda kuulad, on mingisugused sellised elemendid, et kus sa olid näiteks 5-aastaselt, nii enam-vähem pluss-miinus seal mingi 5 aastat, et sellises kohas ja kuhu sa hakkad nagu tagasi jõudma, et nii, nüüd see läheb täide, et nüüd sa oled selles kohas. Ja, et minu puhul oli vahepeal küll natukene ka sellist nagu tõket, hirmu ja see pole siiamaani üle läinud see tõke, et ma kuidagi teen igasugu muid asju ja tegelikult ma tean, et kirjanikuks saan ma nagunii. Et see hetk, kuidas ma elasin Ameerikas ja olin noor lapsevanem ja hakkasin kirja panema asju, tegelikult sellel hetkel ma ei mõelnud, et nendest kirja pandud asjadest võib saada minu esimene raamat või esimesed raamatud, sest need olid nii suvalised. Aga jah, suvaliselt, aga oluliselt juhtus see, kuidas umbes 2,5-aastase lapsega, see oli siis minu esimene laps Marta, jalutasin seal kusagil New Yorgi äärelinnas või isegi linnaks on raske nimetada, selline rannaäär seal kusagil, kus New York otsa saab. Ja emotsioonid olid keerulised. Ei olnud mul seal õigeid sõpru ja oli mingi selline sisemine tunne ilmselt, et tegelikult on ikkagi jube raske siit New Yorgist kuidagi nagu oma kohta leida. Ja siis olid seal taevas pilved, mis olid ühest küljest kuidagi turvalised, teisest küljest sellised põnevad. Nagu minu sõber Fred Jüssi ikka ütles, et inimesel peab olema aega pilvede vaatamiseks ja lindude märkamiseks. Et need on sellised näitajad elus, et sul läheb hästi, kui sa, et sa oled ikkagi tegelikult sisemise kompassiga ühenduses. Kui sa vaatad tagasi ja päevale ja mõtled, et kas sa mäletad, et mis linde sa nägid ja milline täna taevas oli. No seda ütles vist, ma arvan, et mõni aeg hiljem, kuigi ma juba siis tundsin Fredi ja olime isegi paberi peal kirjasõbrad.
aga no ega nende pilvedega on nii, et siiamaani on nii, et on neid päevi, kus sa lihtsalt ei jõua mitte midagi muud teha, kui istud oma selles tegemata tööde kuhjas ja ei vaata taevasse. Aga kui sul on laps, siis on mõnes mõttes ka stress ja nii edasi ja tegemata tööde kuhi ja võib-olla üllatus sellest, mis elu mul nüüd on, aga siiski seal tekivad need hetked. Laps jookseb kuskil seal rannajoonel ja siis sa märkad, et jube imelikud pilved on. Ja ma sattusin sellisesse kohta emotsionaalselt, et mul hakkas kuidagi ülimalt kurb ja ülimalt eriline ja rõõmus ja õnnelik nagu korraga selline segatunne, selline ekstaasilaadne. Et no vot, kui küsitakse, et kas on olemas selline asi nagu inspiratsioon või ma ei oska öelda, see on nagu üks võimalus seda sõnastada, et see on inspiratsioon, võib-olla see on hoopiski mingi kanalisse minek või mingisugune, ilmselt ka teaduslikult annaks võtta, et nii-öelda juhe läheb kokku, et mingisugused ajurakud saavad seal kusagil ühendust teistmoodi. Igatahes mul oli väga imelik eriline tunne, kurb ja mul oli siis selline hea kurbus, maailmavalu kurbus ja tuli meelde mulle üks lapsepõlve sündmus, mis ma ei ütleks, et ma nagu aktiivselt olin seda üldse enne meenutanud. Et vaat vahel on niimoodi, et sul on nagu mälestuste kihid, mida sa tead ja jutustad ümber ja siis seal all on hoopis midagi muud veel, mis sa oled ära unustanud ja ma kahtlustan, et see juhtum oli pigem ära unustatud, et oli selline tõesti vanaisa juures maal, olin ka seal mingisugune, ma arvan, et kooli veel ei olnud mind pandud, et mingi 5-6-aastane suvel maal seal ja ta oli, põhimõtteliselt lühidalt öeldes oli pilv ja hakkas ihma sadama ja ongi kõik. Aga need sõnad, mis mul tulid ja see emotsioon, mis mul tuli, see raamat, millest siis sai hiljem minu esimene ilmunud lasteraamat, mille pealkirjaks sai Kust tuli pilv, on üsna väheste sõnadega raamat. Ja tollel hetkel ma lihtsalt kirjutasin need mõtted üles, mis mul tulid, need sõnad ja oli nagu tavaliselt ikka mul mingisugune paber ja pliiats kaasas, kuhu ma kirjutasin üles. Ja siis ma unustasin ta tegelikult päris tükiks ajaks ära ja siis, kui kiirelt üle hüpates ajas, siis kui oli juhuslikult asutatud kirjastus, ma pakun, et 2 aastat hiljem tagasi Eestisse kolinult. Ja siis ma vaatasin oma paberitükke ja seal on tegelikult nii palju igasuguseid muid sõnu ja mõtteid ja raamatualgeid. Millegipärast juhtus nii, et ma trükkisin just selle sisse ja panin oma toona väga populaarsesse blogisse selle, et niimoodi isegi täpsemalt läbi mõtlemata, et ma nüüd alustan konkurssi sellega, et lihtsalt küsisin, et kas keegi tahaks seda illustreerida. Ja nende hulgas, kes siis vastasid, oli Camille Saabre, kes tegi proovipildi, tegelikult tegid päris mitmed, ma ei hakka nimesid nimetama, tegid proovipildid. Ja ka Camille varbad, seesama proovipildi varvaste ja pärna otsas istumise motiiv sai isegi raamatu kaaneks. Ta lihtsalt võlus mind oma varvastega ära. Ja meil tekkis selline väga kiire äratundmine Camillega, et meil on mingi ühine asi ajada siin ilmas. Ja see teeb mind praegu kurvaks, sellepärast, et mul on tunne, et meil jäi see ühine asi pooleli. Et ma ei leina mitte ainult seda, et Camille inimesena, liiga noore inimesena lahkus siit ilmast.
pigem on isegi see lein, et miks me ei teinud lõpuni neid poolikuid raamatuid. Aga nii ta läks ja nii tuleb elada oma nende emotsioonidega. Aga jah, see läks siis nii, et sellest sai minu esimene raamat. Ma ei ütleks, et see pilveraamat oleks olnud kunagi selline superhitt bestseller. Ja ma mäletan näiteks seda, et sellel ajal ma suhtlesin päris palju Kristiina Kassiga, kes on selline äge lastekirjanik, saatsin talle ja tema ütles, et kuule, aga äkki sa paneksid sellele lapsele nime, sest ma pöördusin ta poole sina vormis, et kas sa mäletad. Ja see ei ole eriti tavaline lasteraamatu teema. Mul on isegi oma lapsepõlvest meeles see, et mulle ei meeldinud mina vormis kirjutatud lasteraamatud ja tegin Pullerbi lastele erandi, et hakkasin otsast lugema, vaatasin, et saab lugeda küll, kui on mina vormis, et no mis seal ikka on ju, et mulle ikkagi meeldis, kui olid tegelased. Aga millegipärast ma ei võtnud seda Kristiina Kassi sõna sellel hetkel kuulda ja niisugune tuli see nagu natukene nostalgiline ja mitte otseselt kommertslikult või mis iganes lapselikult suunatud, vaid nii nagu ta tuli, niisuguseks ta jäi. Aga siis teine samal perioodil sündinud lasteraamat, kus ma samamoodi ei teadnud, et sellest saab lasteraamat suurele publikule, on Marta Varbad. Ja võt selle puhul võib küll öelda, et see oli minu teine lasteraamat ja minu esimene hitt, siis võib-olla isegi ainus tõeline hitt. Ma tegelikult ei oska niimoodi öelda, aga võt, Marta Varvaste kohta tõesti on nii paljud lapsevanemad mulle seda öelnud ja seda näitavad ka kõik need tiraažinumbrid, et see on ilmselt see raamat, millega Epp Petrone lastekirjanikuna läheb rahva mällu ja ajalukku. Ja see on minu jaoks ikkagi nii naljakas, et sa teed lapse lõunaune ajal niimoodi põlve otsas kirjutad, no tegelikult need ma kirjutasin ikkagi mitte põlve otsas, vaid toona see suure müriseva arvuti taga, 2000-ndate algus oli juba koduarvutid, aga sellised suured ja mürisevad ja siis oli see niimoodi, et seesama 2,5-aastane Marta, kes oli siis selline Eesti-Ameerika segalaps, mul oli kogu aeg see häda, et mul ei olnud talle häid eestikeelseid jutte või raamatuid, et midagi mulle Eestist toodi. Mul oli toona isegi Trip-Reisi foorumis kuulutus üleval, et mulle võib ööseks külla tulla ja et oleme New Yorgi äärelinnas ja paluks kingituseks lasteraamatuid eestikeelseid. Ja ma olin üsnagi, võiks öelda, kriitiline nende 2000-ndate alguse lasteraamatute suhtes, et mõnedel oli küll jutt hea, aga pilte oli nii vähe. Ja mõtlen, näiteks meenub see Ruttu-tuttu isside unejutud, et seal oli kuidagi nii tumedad ja harvad need pildid. Ja siis mõnel olid pildid korras, need olid need Laura lood, Prantsuse autori omad, aga seal oli kuidagi see tõlge oli selline, et ma nagu tundsin, et tegelikult Eesti lapsele sa päris niimoodi ei jutusta. Ja võib öelda, et need Laura lood olid mulle hüppeplatvormiks ja oli lihtsalt selline plaan, et nii, nüüd tuleb minu Martal 3. sünnipäev ja selleks 3. sünnipäevaks ma kingin talle raamatu, et lihtsalt trükin sisse mõned lood tema elust, prindin välja fotod ja
Ameerikas on üsna levinud selline formaat, et tehakse need scrapbookid, et võtad sellise albumilaadse ja siis kleebid sinna ja seal on tavaliselt paketis juures igasugu tulesid ja vilesid, mida sa saad sinna ka kleepida juurde. Ja ongi selline kinke raamat, mille sa oled ise teinud või mälestusalbum, mis iganes. Ja seda ma siis tegingi. Ega täpselt ei mäleta, mitu uinakut oli, võib-olla oli 1, võib-olla oli 2 või 3, aga seda ma mäletan, et ega mul kusagilt mujalt seda aega ei olnud võtta, kui et laps magas ja siis ma kirjutasin ruttu üles mõned asjad. Pärast laps oli üleval, ma vaatasin, et laps on ju alati hästi hea inspiratsioon ja see on niivõrd vabastav, kui sa vaatad, kuidas see laps jookseb ja maailma märkab ja see oleks ainult selleks rohkem aega. Ja oleksid lapsi. Hetkel said mul lapsed suureks ja nüüd on nagu teistmoodi. Nüüd saab teismeliste maailma näiteks vaadata. Aga siis lapse unes oleku panin kirja ja vormistasin nii-öelda ja siis kui ta ringi jooksis, vaatasin, et vot see on veel kirjutamata. Näe, putukast tuli tuppa. Nüüd me kirjutame sellest putukast loo. Ja see oligi plaan. Et ma teen sellest selle Martale kingituseks raamatu. Ja samal ajal siis kuskilt ikkagi jooksis mulle see sisse, et kirjastus Päike ja pilv teeb sellise põlvepiku konkursi, kuhu saab esitada raamatuid. Ja kust tuli minu ellu Piia Maiste, kes on tänaseks päevaks üsnagi kõva tegija ja hästi palju illustreerib lasteraamatuid ja õpikuid ja et tema tegelikult sellel ajal oli ka algaja. Me olime kõik algajad. Üks minu hea sõber oli Remo Savisaar, kes oli just mulle blogi teinud näiteks. Aga see oli niimoodi, et tegelikult minu blogist tahtis Eesti Ekspressi mingi elustiili lisa teha 2-keelse lapsevanema mingi lookese ühest blogipostist. See ei olnud lasteraamat, aga nad tahtsid teha mingisuguse lapsiku pildi sinna joonistuse juurde ja siis ilmuski kusagilt mulle see Piia Maiste, et tema teeb nüüd joonistuse. Vaata üle, kas sobib. Väga sobis. Väga armas oli. Ja siis mul tuligi see mõte, et nüüd võiks teha niimoodi, et vot see põlvepiku konkurss, et ma esitan selle sama oma põlve otsas kirjutatud lapsele kingituseks mõeldud Marta Varbad. Ja vot see sama Piia, kes saatuse tahtel tuli, Piia ei olnud üldse midagi illustreerinud, minu arust oli ta ka nagu, raamatuid kindlasti ei olnud siis. Et ta oligi seal Ekspressi lisas kuidagi soone peale sattunud. Et vot see Piia teeks mulle nüüd need pildid. Ja nüüd, miks ma ka seda lugu jagan, on see, et olgem ausad, ma ei saanud seal isegi ära märkimist seal konkursil selle Marta Varvaste asjaga. Et see oli tegelikult lihtsalt põnts sinnapoole, et me tegime. Me saime kokku, me vormistasime, me ei saanud seal konkursil midagi. Ja edasi läks niimoodi, et me kuidagi panime selle tallele, et olime teinud ilmselt mõne pildi. Tähendab õigemini täpsemalt siis Piia oli teinud, minul oli see tekstiunnik ikkagi valmis, mis ma olin kinkinud Martale. Siis kolisin Eestisse, tegin Olude sunnil kirjastuse, millega oli täpselt sama muster, et keegi ei tahtnud minu Ameerikat avaldada ja siis ma avaldasin ise. Et see on minu meelest julgustuseks inimestele, kes võiksid vaadata, et kui sa ikka oma asja ajad ja sul on oma sisetunne, siis ei maksa põdeda, kui keegi teine alguses tagasi lükkab. Sest eks neid tagasilükkamisi on ju, kõige kuulsam on ilmselt see Harry Potter, keda muudkui lükati, kuni lõpuks leidis koha, kes teda avaldada tahtis.
Marta Varvastest mingit Harry Potteri värki ei tulnud muidugi, aga Eesti mõistes läks ikkagi niimoodi, et selgus, kui meie kirjastus selle ise ära tegi, et tal on oma nišš ja et see, et nad on nii lühikesed, pisikesed lood ja see, et laps saab valida, et need lood ei ole nagu järjekorras, et sa võid täiesti suvaliselt näpule panna, et ma tahan seda lugu kuulata. Et see on hästi lastesõbralik formaat. Ja see, et ma kohe ütlesin, et teeme nii, et pilt on alati ühel pool, laps saab siin selle ema tiiva all olla, siin pool istub ja siin pool on pilt, on ju. Ja siis nagu läks palju aastaid mööda, kuni ma kuulsin, et mingi lapsevanem ütles, et ja vaat see oli hea mõte, laps on täpselt ühel pool, et tead, kui paha, et mõnes raamatus on pildid vahepeal ühel ja vahepeal teisel pool ja siis see laps ronib sul seal süles ringi, et pilte vaadata. Ma minu arust ise lihtsalt mõtlesin selle välja, et ei olnud mingit sellist õpikut ees. Aga samas ma mõtlen, et ma olen käinud ju elus ka raamatumessidel ja ma olen seda nii Marta Varbaid, kui tegelikult sellest tuli ju jätkusari, kus need samad tegelased jätkavad ja täpselt sama formaat, Anna Hambad ja nii edasi, on ju. Et ma olen neid pakkunud ja jutustanud välismaa kirjastajatega ja ma mäletan hästi seda korda, kui keegi ütles mulle väga konkreetselt, see oli New Yorgi raamatumessil, ütles, et need võivad head lood olla, aga meie turul ei ole sellist kommet, et oleksid sellised lühikesed, et see on nagu short story collection, et lühijuttude kogumik, on ju. Aga et meil on niimoodi, et sa valid välja ühe loo ja kirjutad selle natuke pikemaks ja paned palju pilte. Et jah, need formaadilt on täiesti sellised Eesti asjad. Aga ma ütleks ka seda, et minu jaoks ei ole üldse praegu prioriteet, et ma kuidagi pingutaks seda, et ma tahaksin, et mind tõlgitaks, ma olen seda proovinud ja kuidagi asjad peavad õiget pidi ja õigel hetkel juhtuma. Ja sellel hetkel tundus see kuidagi selline suur töö ja vale asi. Ja siis ma lõin käega ja mõtlesin, et ma teen neid asju, millel on hea tunne. Ja kui kunagi hakatakse rohkem tõlkima, väga tore ja kui mitte, siis tegelikult suures plaanis ma arvan, et elus tegelikult tähendavad mingid muud asjad rohkem kui see, et kas sind on tõlgitud. Aga mis siis tähendavad elus rohkem, mis on oluline? Miks ma arvan, et mul on selline tänutunne sees? Et ma arvan, et tegelikult on see lastega suhtlemine ja neid ei pea olema üldse maailmatuma palju. Isegi võib juhtuda, et kui neid oleks liiga palju, siis enam ei suudakski seda nautida. Minule meeldib see, et ma olen lastekirjanik Eestis ja kui suvi läbi saab, tuleb sügis ja siis tuleb kindlasti ilma, et ma peaksin kusagilt millegipärast pingutama, tuleb kusagilt kutseid ja kutsutakse esinema lasteaedadesse, koolidesse. No ma tegelikult olen väga selline laia haardega esineja, et mulle sobivad kõik vanused, alates väga väikestest, ma arvan, ma olen käinud selles sõimerühmas esinemas ja lasteaiaealistel, algklassidel, mul kõigile ja nendel ei ole raamatuid ja ka sellistele 6-8 klass ka ja sealt edasi, sest et keskkooli lastele või mis ma ütlen, keskkooli noortele näiteks minu sarjast või siis ka üks formaat, et tahetakse karjääri moodulisse, et ma räägiksin minu sarja baasil erinevatest eluvalikutest, elukutsevalikutest. Ja siis tulevad kõik need täiskasvanute raamatukogud kuni pensionäride klubini välja. Kõik
kõik on väga toredad, aga minu lemmikud on kindlasti lapsed. Ja need, kes ei ole veel sellesama üldhariduskooli poolt ära rikutud või kuidagi nagu raamidesse pandud või mitte ainult kool, et see on lihtsalt selline elu, kus tuleb selline mingi pudelikael läbi teha, kus sa häbened teiste ees midagi küsida ja et selline, minu kogemus on see, et see pudelikael tuleb neil umbes 6. klassis, võib-olla isegi 5. Ja sealt allapoole need, kes on nagu 4. klassis veel, et seal oleneb palju koolist. Aga osades koolides on küll niimoodi, et see hetk, kus siis on, et kas küsimusi on ja siis tuleb see kätepatrik üles ja kõigil on nii palju küsimusi ja alati on mingid küsimused, mis korduvad. Alati küsitakse, kui vana sa oled ja mitu raamatut sa oled kirjutanud. Näiteks üks kord küsiti, kui vana on sinu auto ja et kui vana oli sinu vanem laps, kui sa kirjutasid oma kõige viimase lasteraamatu ja mingeid selliseid, mulle üldse ei meeldi need numbriküsimused ja siis ma alati nagu teen nalja nende üle. Aga samas on ka selliseid küsimusi, kus sa mõtled, et kus see nüüd praegu tuli? Et kord oli sügisesel ajal, et lihtsalt nad hakkasid küsima surnute kohta. Ja kust, miks? Ma pärast küsin kasvatajatelt ka, et kas teil oli mingi hingetaja teema hiljuti. See ei olnud. Et see ei olnud ka nagu hingetaeg, et see oli selline, ma arvan, septembri lõpp, aga lihtsalt nad hakkasid küsima. Ja kuna minu ema on surnud, siis nad kuidagi, võib-olla see oligi, et nad küsisid midagi, et mis su ema teeb, on ju. Et ma ei saanud nagu, ei hakka ju midagi seal lastele valetama, vaid kohe vastadki, et niisugune lugu on, et minu ema on surnud. Ja kus siis hakkas tulema surma kohta. Ja vaata, siis ma küll mõtlesin, et tegelikult peaks tegema niimoodi, üks korralik lastekirjanik, et kui ta käib esinemas, siis ta paneb graafikusse pärast tund aega, kus ta tegelikult paneb kõik selle juhtunud inspiratsiooni kirja. Mitte ei ole niimoodi, et lähed elad oma elu edasi ja sõidad autoga, ma ei tea, järgmisesse kohta või et need on niivõrd erilised nagu inspiratsiooni mõttes, mis välja tuleb ja ka emotsiooni mõttes. Et sa saad sellist nagu tõelist elu. Ma ei oska seda lõpuni isegi sõnastada, aga see vooluring on nagu, kuidas sa teed lood ja siis sa saad nende lastega kokku ja sa saad selle tagasi ja sa saad nagu edasi minna. Et täiskasvanute puhul on see, ikka juhtub ka, aga ta ei ole nagu niivõrd ere. Ja siis nende põhikooli lõpuklasside ja keskkooli omade puhul on ikka täiesti niimoodi, et on aimamisi midagi, mis seal toimub. Aga vahel on ka niimoodi, et vaatad, et kes see vahib mind seal nii tühjade silmadega. Ja siis näed, et tal on mingi neoonvärviline asi seal kõrvas ja saad aru, et tal on kõrvatropid. Ta teeskleb, et ta kuulab. Sellised asju juhtub ka. Aga mitte nii palju, aga sellised asjad jäävad meelde. Tore on see, kuidas moodi need lapsed, kus ma esinemas käin, tavaliselt ise hakkavad ütlema, millest võiks veel raamatuid teha. Ja siis ma olen sellega selgeks saanud, et hea küll, see on mulle tegelikult kasulik lastekirjanikuna ja neile meeldib see, et nad on vabad, loomingulised ja neile meeldib mõtteid niimoodi mulgutada ja uusi maailmu luua täiesti suvaliselt. Ükskord ma jäin hiljaks. Lihtsalt magasin sisse
ja siis kolleeg läks kohale varem Tartus, mina sõitsin niimoodi Lõuna-Eestist, et no mitte hullult hiljaks ei jäänud, aga ütleme nii, et mingi tubli 20 minutit jäin hiljaks. Ja siis ma läksin sisse ja hakkasin kohe jutustama sellest, et mul vist telefon, kus oli äratuskell, et tegelikult telefonid käivad ju ära öösel, et ta käis seal kusagil telefonide kokkutulekul keldris ja ei jõudnud tagasi õigeks ajaks ja see läks nii hästi peale, see oli Tartust erakooli, ma arvan, et pakun, et 1. klass äkki või. Ja nad hakkasid nagu kaasa mängima ja rääkivad, mis seal veel on, et kas kadunud sokid lähevad samasse kohta, kui need telefonid öösel lähevad ja see oli nii vahva. Ja noh, ütleme, et ma küsin, siis saab nagu selliseid ideid, et millest veel võiks kirjutada. Et näiteks öeldi, et kallistamisest ei ole raamatut, kirjuta kallistamisest raamat. Või siis öeldakse, et kirjuta lohedest või kirjuta liblikatest, kirjuta ralliautodest. Aga kõige rohkem minu arust öeldakse, et kirjuta kassidest. Ja ma olen ikka öelnud vastu, et näe, vaat siin mul on raamat Kurru nurru vurrud, see räägib kassist ja siis mul see hiirpüksis, no see ei ole päris laste, see on juba selline nagu teismeliste või eelteismelistele rohkem, aga et mul on nagu ikkagi neid kassilugusid. Kirjuta veel kassilugusid. Ja ütleme see, mis mul nüüd kõige värskem lasteraamat, mis tuli välja selle suve alguses, Minister Nestor, see ikkagi täiesti tuligi niimoodi, et ma vaatasin, nad nii palju ütlevad, et on vaja uut kassiraamatut. Ja ma mäletan, et ma istusin siis meie seal talu ümmarguse laua taga ja küsisin oma tütre käest, et kuidas me selle kassiraamatut nüüd võiks teha, et mis võiks olla algatuseks. Ja seda ma juba mõtlesin välja, et ma tahaksin teha sinna samavate see perelugude sari, mis algas sellest Marta Varbad raamatust ja oli aastate jooksul ehitanud ennast üles kuni selleni, et olime tekitanud mamma maailma, et seal on siis maal mamma juures ja mamma köök. Ja tegelikult on see kombinatsioon minu enda vanaemast ja minu enda Setu talust. Ja minu Maria tegelikult päris hästi jagab seda, et on see raamatute maailm ja on see päris maailm ja ütles, et teeks nii, et nad leiavad kassipoja ja see kassipoeg tuleb kätte meelitada, et on seal mamma lauda peal kuskil laka sees ja siis niimoodi ma siis nagu hakkasingi seda ehitama, et ma ütlesin, jaa, tegevuskohaks oligi seesama, kus meil tegelikult ei olnud mingeid kassipoegasid seal lauda peal, aga minu lapsepõlves minu arust alles hiljem sain aru, et see on ju see juhtum, mida ma kasutasin. Et minu enda vanaema juures Hellenurmes Valgamaal olid kassikolooniad ja me püüdsime ühe kassipoja kinni. Hiljem selgus, et ta on kurt, ta oli hästi ilus, lumivalge angoora ja helesiniste silmadega ja ta oligi selline nagu õrnalt kohmakas, et võib-olla me sellepärast ta kätte saimegi, sest muidu üldiselt olid need kassid seal kõik niimoodi, et lasid seal pööningu peal ringi ja neid ei saanud kätte. Ja mu ema ütles, et see on sinu vastutus ja see läheb raskeks, kuidas me selle uue kassi ja vana kassi kokku harjutame, aga ta oli ikkagi nõus. Ja vaata siis selline lugu põhimõtteliselt saigi selle nagu minu raamatu alguseks. Aga miks ma praegu seda nagu hakkasin rääkima, et tegelikult on nii huvitav, kuidas elus juhtuvad mustrid, kus sa näed, et ühest küljest sa näed seda, kuidas mingid asjad on juhtunud, mida sa kasutad, aga siis, kui sa paned need kirja, siis sa tõmbad need uuesti oma ellu ka nagu päriselus.
ja seda on ennegi mul juhtunud. Aga see värske lugu on siis see, et raamat Minister Nestor oli just trükikajast välja tulnud ja mina olin siis just kolinud siia suvehooajaks maale ja me leidsime lakast kassipojad. Ja täpselt seesama lugu, mis oli selle raamatu algus, et me leiame lakast kassipojad ja see tuli mu ellu tagasi. Ja siis Minister Nestor raamat läheb edasi sellest, kuidas, et on see vana emane kass ülbe ja siis on see isane noor kassipoeg. Ja nüüd on mul see täpselt elus, sest läks niimoodi, et kõik teised kassipojad on nüüd möödunud 2 kuu jooksul suureks kasvanud, omale uued kodud leidnud. Ulkuv kass pääses põgenema ja see oleks omaette lugu. Tema on nüüd taustaplaanil kuskil kaugel metsas jälle. Aga siis meile jäi see viimane kassipoeg. Ja nüüd on täpselt see, kuidas moodi see emane suur kass ülbitseb ja annab oma reegleid ja on samas kurb ja kade, kui ta näeb, et inimesi huvitavad kassipoeg rohkem. Ja mõtlen, ma kirjutasin seda lugu ja selle aasta vara kevadel. Ja nüüd ma olen kesksuves ja see lugu juhtub minuga. Et sellised mõnusad hetked on ju, ma ei tea, kas ma teadlikult seda olen loonud või minu arust ei ole, nagu tõesti, ma küll tean seda, kuidas see kass tuli, takkajärgi ma saan aru, et ma ise kutsusin ta oma ellu. Et tegelikult oli lugu selline, et meil siin maakodus muidu talvel ei kütnud, aga saunas hoidsime vett sees ja saunas kütsime, et käisime ikkagi niimoodi 2-3 korda nädalas. Ja siis ma nägin kassi ja kassi jälgasid ja mul hakkas selle pakase talvega nii kahjudest, et siin on keegi ulkuv kass. Ja siis ma ise panin sauna peale kuivtoitu ja panin vett. Mõtlesin, et isegi kui see vahepeal ära külmub, aga siis kui me jälle kütame, siis see läheb ju jällegi soojaks enam-vähem. Ja siis mul oli nii rõõmus vaadata, et näed, et ta ongi siin käinud, on ära söönud ja joomas käib ja et see oli kõik kuidagi selline talvelugu. Ja siis oli kevad, ma olin selle täiesti ära unustanud. Ma ei olnud seda kassi juba tükk aega näinud ka. Ja siis tegelikult selle kassi lugu läks edasi, kuigi mina ei teadnud, et see kass hakkas poegi ootama. Ja siis tema mõtles oma peaga läbi, et kus on maailma kõige turvalisem koht. Kus on see koht, kus alati süüa ja juua jätkub. Et on selline maagiline koht, see on ju siin selle sauna pööningul. Ja sinna ta need pojad siis tõigi. Et ise ma ta ellu kutsusin. Ja ma olen ikka vahel mõelnud seda, et kas on nii, et lastekirjanikel on mingi ühine joon. Nii palju, kui mina olen näinud ja suhelnud, hästi lahedad asjad on ju lasteraamatu messid, kus sa näed neid inimesi, kes tegelevad lasteraamatutega. Ma ütleks, et on küll, et on lihtsalt sellised suvalisemad ja lapsikumad inimesed, et kes ei hooli niivõrd reeglitest ja seda on teisedki lastekirjanikud öelnud. Nii eesti keeles kui inglise keeles suheldes, et tegelikult mulle ei meeldi suured inimesed. Tegelikult kui saaks, oleks kogu aeg lastega. Ja et on midagi sellist. Ja võib-olla on ka see, et lastekirjanik on natukene nagu heas mõttes enesekeskne. Ja juba see, et mõtled, et kas ma peaks praegu põdema, et juhtus nii, et see ulkuv kass pääses välja. Ja kas ma peaks praegu selles kohas vaatama nagu kogu maailma suurt pilti, nagu vaatavad täiskasvanud varjupaigatöötajad.
aga ei, mul ei ole nii, et mul on see, et vabaduskassidele, nii tore, et ta ära põgenes. Ma ei plaaninud seda ei teinud mina, et selle ukse lahti, vaid seda tegi üks ehitaja, kes siin käis. Aga lõppkokkuvõttes ma sain aru, et mul on nagu selline lapsik reaktsioon, et ma tunnen, et see on kuidagi õige lugu. Ja hästi palju, see tegelikult on nagu selline kaitsereaktsioon, et vahel on ka halvasti võib-olla selle kaitsereaktsiooniga, et on näiteks mingi bürokraatia, mis peaks ära tegema, aga ma lähen sellesse lapse kesta sisse ja mõtlen, mis nad mulle ikka teevad? Ma ei viitsi seda teha, et ega nad ju mind maha ei löö. Et kuidagi selline nagu aga võib-olla tänu sellisele kaitsereaktsioonile üldse on vaimne tervis alles, kui mõtlema hakata. Et aitab hoida seda, nagu Fred Jüssi ütleb, et märkad linde, liblikaid ja pilvi ja oled loominguline. Ja ma arvan, et ma olen ikkagi, kuigi ma ütlen, nagu lapsed on ka tellinud raamatuid, aga ikkagi ma kirjutan raamatuid iseendale. Et kui sa hakkad sealt minema ja sa ei tea täpselt, mis välja tuleb. Sest ükskord ma mõtlesin sellele, et mis on mängu definitsioon. Et on tegelikult sama asi, mis on looming. Et sa ei saa lõpuni kõike kokku leppida. Ja nagu heas mõttes elu definitsioon peaks ka see olema. Et sa naudid seda, et sa oled siin alustanud, keegi mängib vastu ja sa täpselt ei tea, kuhu sa jõuad. Et kui sa teaksid, siis sa ei mängiks. Ja kui sa seda nagu meeles hoiad, siis hakkadki lihtsalt katsetama ja on igal juhul mõnus. Ja praegu mul millegipärast tuleb meelde hoopiski, see ei ole päris lasteraamat, aga see on minu jaoks täpselt seesama minu enda lapse maailma tagasiminek on see Laulgem kaasa sari, mis oli niimoodi, et ma tundsin sellist nostalgiat ja äratundmist tegelikult muusikal ja ka sellel audiovisuaalsel impulsil on ju niivõrd suur roll, et kui sa vaatad neid lapsepõlve laste saateid või sa kuuled sellist lapsepõlve muusikat, et mis see kõik avab. Ja mul läks selline soon lahti, et ma ei hakka nendest Ott Arderi ja Reet Linna raamatutest praegu rääkima, vaid ma lähen kohe selle juurde, et ma laste ekraani laulud raamatut tegin siis 1,5 aastat tagasi ja mul oli väga eriline võimalus olla tagasi selles nagu ühest küljest nagu lapsepõlves ja teisest küljest olin nagu sellises lapsepõlve unistuste rollis. Et kes oleks võinud unistada sellist asja või äkki unistasin õrnalt otsast, et kunagi kasvan suureks ja siis ma saan kokku Vandersellidega. See Vandersellide saade on täpselt selline, mille puhul on, et mõned üldse ei mäleta või mõtled, et see oli mingi imelik ja mõnedele meeldis. Ja mina olin see laps, kellele meeldis Vandersellide saade. Ja kui nüüd mõelda, ma räägin selle loo, see on väga eriline lugu, see on nii omal maal isegi intiimne lugu, vähemalt minu jaoks. Et tänu minu raamatu tegemisele said 3 Vanderselli uuesti kokku. Sest tegelikult ilmselt on teada see, et Paul Poom, kes oli neist kõige võib-olla selline metsikumalt andekas ja kes oligi natuke selline metsikuma iseloomuga, sai segastel asjaoludel peksa 90-ndatel ja oli päris pikka aega audis ja tuli samm-sammult väga vaikselt välja. Ja minul oli selline sisemine tunne, kuigi mulle
tegelikult Ene-Maris Tali, kes oli mul ka selle lasteekraani laulude üks raamatu allikaid. Ma väga paljude inimestega rääkisin selle raamatu jaoks. Ja tema oli siis selle Vandersellide saate stsenarist ja tema ütles kohe ära, et ei ole mõtet, et Pauliga ei ole mõtet, et ta ei räägi sulle midagi. Et umbes, et ta ei kasutanud seda sõna, aga mõtteliselt ta lihtsalt nagu vegeteerib ja elab. Aga ma ikkagi küsisin Guido Kanguri käest, kellega meil olid pikad jutud telefonis küll, aga siiski väga südamlikud ja pikad. Ja siis ma küsin, et mul on selline tunne, et ikkagi ma võiksin ka Paul Poomiga kohtuda. Ja siis Guido ütles, kuna Guido Kangur oli tegelikult tema kursuse vend olnud ja vist üks ainuke inimene, kes oli läbi aastate kogu aeg ühendust pidanud. Ütles, jaa, läbi külla. Et tegelikult ta elab üksi, ta saab hakkama üksi, ta ei käi küll õues poes ise, aga tal on nii palju taastunud, et ta võib täiesti pärleid pillata ja täiesti omapäraselt ja mälu on tal vanade asjade suhtes. Ja siis ma läksingi, aga siis oli nii, et kolmas Vandersell oli ka Ivo Eensalu, kellega ma sain kokku, kes lavastab siin Põlva kandis ja oligi Lõuna-Eestis, saime kokku, oli ka hästi tore, jutustas igasuguseid, mitte ainult Vanderselli lugusid, vaid neid Mõmmi Aabitsa lugusid ja seda, kuidas ta lavastas seal mingit Karlssonit ja muid asju. Ja siis sai kuidagi moka otsast mainitud talle, et meie läheme nüüd Guidoga Paul Poomile külla. Mina tahan ka. Miks te mind ei võta? Võtke mind ka. Kuigi ta enne oli just öelnud, et tal pole üldse aega mitte millekski. Ja siis oli see aeg. Ja vaata, Ivo Eensalu ei olnud küll Pauli näinud. Ma ei tea, kas ta sellel sajandil oli teda näinud. Ja seal oli ikka täiesti niimoodi, et pisarad olid näha ja mul isegi praegu, ma mõtlen, et minu jaoks oli see, et hea küll, olgem ausad, lasteekraani laulud ei ole osutunud hitiks, ja see ei ole minu, ütleme, emotsionaalsel teekonnal minu kui kirjaniku, minu kui inimese jaoks hetkel oluline, et mul oli see, et kuidas ma seda, kellega ma kohtusin ja mida ma kogesin. Ja see oli üks nendest tipphetkedest, mida ma kogesin. Et kuidas me seal Mustamäe korteris kokku saime ja hakkasime seal siis vaatama neid vanu Vandersellide saateid koos. Et see oli nagu ikkagi kõigil oli südames, midagi toimus, see oli väga eriline. Ja lõpuks oli niimoodi, et jah, ta mäletas, tegelikult Paul Poom mäletas rohkem, kui me võib-olla keegi oleks osanud arvata, aga ta rääkis ikkagi lühilausetega, et ega sealt raamatusse mingit pikka juttu ei tulnud. Aga siiski ta andis mingid sellised niidiotsad, kus hakkas nagu hargnema täiesti uskumatuid asju, et Paul Poom väitis, et seal on üks kuulus laul, üks Tuhkatriinu laul, et seda ei laulnudki mitte Rita Rätsep ise, vaid Reet Krommel ja mitte kuskil annaalides ei olnud seda kirjas, aga ma hakkasin uurima ja selgus, et tegelikult on ETV-s päris palju seda, et neil tegelikult laulis keegi teine ja neid ei pandud kusagile kirja millegi pärast. Et see on seal raamatus olemas, jah. Aga see ei olnudki nii tähtis, põhiline oli minu jaoks ikkagi see emotsioon ja see, et nad võib-olla ei olekski muidu kokku saanud. Ja üldse mul oli selline tunne, et mitu korda juhtus niimoodi, et see oli justkui kusagil elumustrites, et universum ootas seda raamatut. Et oli näiteks selline asi, et ma helistasin kogu sellest nukunäitlejate põlvkonnast praegu vist ainsana, sest vanast põlvkonnast selline elus ja tegev on Harri Gustavson, kes mängis Kikeriki saates Kukke.
ja noh, mängis seal veel mujal ka erinevates kohtades, aga nüüd ma helistasin talle. Ja ta oli selline hästi tore, delikaatne, viisakas ja üllatunud. Et ütles selle kohe välja, et see, et ma nägin teid, siis me veel teietasime, ma nägin teid, Petrone, unes 2 ööd tagasi. Ja rääkisin oma naisele ka, et ma nägin just unes, et huvitav, miks ma nägin, et Petronile soovib minuga kõnelda. Ja et me läksime mingisse ruumi kõnelema. Ja siis 2 päeva tagasi siis oli see, et mina olin just mõelda, et ma peaks talle helistama ja et mis asi see oli, ma ei tea. Ja siis helistasin ma Eno Leiesele, kes on siis selle telelavastaja Uno Leiese poeg. Ja tema ütleb ka mulle, et Petrone helistab. Uskumatu. Just mõtlesin teile. Ei olnud ka temaga kunagi suhelnud. Ja sealt sündis see fakt, et ta oli just hakanud ise sahtlisse kirjutama minu Pirita raamatut ka, et eks ta mõtles sellepärast mulle, et minu sari, aga ikkagi, et lihtsalt, et just mõtlesin. Ja siis selliseid hetki oli veel ja mõtlen, et kindlasti see raamat on hoopis teine tänapäeva lastele, et neil on see mingisugune selline emade, isegi vahel vanaemade põlvkonna teema, et sest põhiliselt ma räägin ju ETV ajaloost kuni, ütleme, seal on sees alates 60-ndatest, mida mina ise ei mäleta, 70-ndatest ja siis 80-ndaid peetakse ETV kuldajaks, et sellest on kõige rohkem kõik need kõige suurema sõbra legendid ja lood ja siis lõpebki seal 90-ndate alguses ära selle raamatu meenutused. Ja siis minul sai ka lapsepõlv läbi 90-ndate alguses, siis ma läksin ülikooli ja ei vaadanud üldse televisiooni, aga tegelikult vajuski televisiooni lastesaadete teema ära. Ja ma tegin seda sellepärast, et see minu enda isiklikku last minu sees niivõrd kõnetas ja võib-olla niimoodi, et ongi see konkreetne põlvkond, keda see võiks kõnetada. Ja mis siis? Ega tavaliselt on niimoodi lasteraamatutega, mis on väga tore. Et kui sa kirjutad hea lasteraamatu, siis see jääb kõnetama. Kogu aeg kasvab juurde uus põlvkond. Et iga 5 aasta tagant on uued ja nagu seda sama mainitud Marta Varbat ja kõike muud selles sarjas on juurde trükitud. Et on tehtud kordustrükke ja see on see tore asi lasteraamatute puhul. Et kuidagi täiskasvanute puhul on seda natukene vähem tunda, et täiskasvanud lugejad, mina ei tea, peaks samamoodi olema, et kasvab iga 5 aasta tagant uusi täiskasvanud peale, aga nad lähevad kõik igasugustesse nišidesse ja kui me hakkame veel sellest rääkima, kuidas loevad üha rohkem noored täiskasvanud inglise keeles, mitte eesti keeles, siis see on veel omaette selline kurb teema võib-olla. Aga ma mõtlen, et kõike seda arvestades, ühesõnaga laste raamatud elavad Eestis hästi ikkagi edasi ja laste kirjanik on hea olla. Ja ka seda ma kuidagi ei kahetse, vaid olen väga rõõmus, et ma tegin selle nagu ütleme põlvkonna niši mineva laste ekraani laulude raamatu. Ja nüüd ma arvan, et ma tõmban otsad kokku. Päikeselaigud on hoopis teise kohta läinud ja kassipoeg magab. Ja järgmiste saadeteni. Olen väga tänulik, et te olete olemas. Aitäh!